kindlasti sa oled kuulnud seda mõtet, et meie kõige tähtsam ressurss ei ole mitte raha, vaid aeg. See pole tõsi. Ja selleks, et selgitada, mida ma selle all mõtlen, ma räägiksin ühe natukene piinliku loo enda pulmareisist. Meie abiellusime Johannaga 2016 aasta suvel. Ja me samal ajal mõlemad lõpetasime kevadel Tartu Ülikooli. Minul oli vaja pildistada 27 pulma. Meie eelmist korterit üritasime lõpetada ja veel kolida ja samal ajal pulma korraldada rohkem kui 200 inimesele. Kui pulm sai läbi, siis meil oligi planeeritud, et nädal aega pulmareisiks meile 2 Bulgaarias ilusa mere ääres. Aga probleem tekkis selles, et suure osa pulmareisist ma ei mõelnud mitte oma naise ja meie abielu peale, vaid töö peale. Ja eriti piinlik oli muidugi see, et naine sai sellest aru. Raha ja aeg oli olemas, aga tähelepanu oli puudu. Kui me võtame aega oma lähedastega, ükskõik kas pulmareisil või kuskil mujal, siis me ju tahame, et me suudaks päriselt neile keskenduda. Ja samas, kui me oleme tööl või koolis, Johanna, mis siis tegema peaks? Kui me oleme tööl või koolis, siis me peaksime ikkagi keskenduma nendele ülesannetele, mis meil seal on. Näiteks minul juhtus see, et ülikoolis, eriti kui olid sellised igavamad loengud, siis ma kippusin unistama Valdurist ja sellest, et mida me koos tegema hakkame. Meil on siis 2 sorti erinevaid segajaid. Esiteks sisemised ja välised. See on väline segaja. Okei, aga kui sa soovid näha, et millised need tüüpilised sisemised ja välised segajad on ja kuidas neid edukalt kõrvaldada, siis vaata edasi. Ja me oleme praegu seerias, et kuidas olla koroona ajal produktiivne. Ja tänase osa pealkiri on kuidas keskenduda nagu pro. Esiteks siis, kuidas kõrvaldada välised segajad. Ja välised segajad ongi loomulikult need, mis tulevad meie välisest keskkonnast. Ühe California ülikooli teadlased tegid ühe uuringu, kus nad jälgisid päris töökeskkonnas, kui tihti töötajad keskmiselt oma ülesannet vahetasid, mida nad parasjagu tegid. Ja vastus on päris hull, sest see on iga 40 sekundi tagant. Teine uuring näitas, et Facebooki kasutaja vaatab Facebooki keskmiselt 38 korda päevas. Ja kui mingi tööga mitte seotud asi meid väljaspoolt vahele segab, siis meil kulub keskmiselt 25 minutit, et uuesti fokusseeritult ülesandega edasi minna. Nii et selles mõttes ei ole ime, kui meil tundub, et meil on raske keskenduda, arvestades sellist statistikat. Mulle tundub, et enamus inimeste jaoks põhiteema on nutiseadme. Sõnumid, emailid, Facebooki sõnumid, kõned, WhatsApp ja nii edasi. Ja ma ei tea, kui palju sa oled sellele mõelnud, aga tehnoloogiafirmad investeerivad miljoneid, et arendada süsteemi, mis sinu tähelepanu müüks reklaamiks. Nad püüavad sinu tähelepanu ja saavad selle eest reklaamiraha. Ja nad on selles väga heaks saanud. Ma olen hästi õnnelik, et ma kuidagi üsna hilja sain omale nutitelefoni. Ja ma olin näinud juba mingite inimeste pealt, kui sõltuvus tekitav see võib olla. Nii et ma tegin juba kohe alguses otsuse, et ma lülitan teadlikult kõik oma notificationsid välja peale siis telefonikõnede ja telefonisõnumite. Nii et mul ei tekkinudki sellist igapäevast harjumust pidevalt käia nendes äppides. Ja ma olen märganud oma sõpru, kes muidu suhtlemises on hästi head, aga neil on harjumus poole vestluse pealt vaadata oma telefoni, mis on päris kurb. Ja kui minul on parasjagu käsil sügava tööblokk, siis ma olen teinud omale sellise nupu, mida ma saan siis vajutada ja mis teeb 2 asja. Ta lülitab mu telefoni Do Not Disturb mode'i ja teiseks ta paneb käima 45-minutilise taimeri. Selleks, et ma saaksin see 45 minutit keskenduda ja siis teha pausi. Ja kui sa tunned, et sa oled ikka tõsine nutisõltlane, aga sa oled sellest aru saanud ja valmis raviks, siis ma soovitan sulle ühte raamatut. See on Cal Newporti raamat Digital Minimalism ehk siis digitaalne minimalism ja me paneme selle lingi sinna alla video juurde ka. Järgmine väline segaja, helid. Võib-olla sa töötad kodust, aga seal on pidevalt mingi lärm või muusika või midagi, mis su keskendumist segab. Siis võib-olla sa peaksid investeerima müra summutavatesse klappidesse, et seda probleemi kõrvaldada. Ja viimane väline segaja, inimesed.
ja ärge muretsege, ma ei hakka teile rääkima, et kuidas inimesi mingitel kahtlastel meetoditel kõrvaldada. Aga ma usun, et te ise ka ei taha, et teil juhtuks nagu minul seal pulmareisil või kui te tahate tööd teha ja siis te ei saa, sest et kogu aeg keegi tuleb rääkima. Ma arvan, et üks efektiivsemaid strateegiaid on kokkulepped, kui me räägime töökohast. Võib-olla te lepite tiimiga kokku, et kui inimestel on kõrvaklapid peas, siis üksteist ei segata, sest et on parasjagu selline keskendumist nõudev töö käsil. Johanna ütles, et tema töö juures oli selline kokkulepe, et kui kabineti uks on kinni, siis ei tohiks segama minna. Võib-olla te teete lihtsalt omale väiksed sildikesed, geenius töötab, panete oma tooli selja külge ja kõik teavad, et teie olete parasjagu sügava töö juures ja teid ei tohi segada. Mõtle läbi, võib-olla keskkonnavahetus on see üks võtmeasi, mis sa saaksid teha, mis aitaks sul need kõik eelnevad korda saada, kui sul nendega probleeme on. Ja nüüd oleme jõudnud sisemiste segajate juurde ja kuidas neid kõrvaldada. Ja esimene sisemine segaja on ülesande ebamäärasus. Näiteks paar päeva tagasi ma alustasin tööpäeva ja olin mõelnud, et ma peaks kuidagi mõtlema natuke midagi selle videode tootmise protsessi peale. Aga see oli kõik väga selline segane ja ei olnud kindlalt paigas, mis see järgmine samm oleks. Ja hommikul ma tegin selle suure viha, et ma mõtlesin, et olgu ma siis vaatan Produktiivsusklubi kodulehe juures paar väikest muudatust, mis seal on vaja teha. Aga nagu ikka, need võtsid tunde ja oligi juba tööaeg läbi. Kui ülesanne on selgelt defineeritud, siis aitab väga palju meie keskendumisele kaasa. Aitabki see, et me paneme kirja järgmise sammu, mis me selleks tegema peame. Ja võib-olla selle järgmise sammu mõtlemine ongi osa sellest tööst. Ja see on arusaadav, et see ei ole alati lihtne, aga kui me suudame seda teha, siis see aitab meid väga palju edasi. Mina ise panen igal eelmisel õhtul oma prioriteedid järgmise päeva kohta kirja. Ja see aitab väga tihti seda fookust hoida. Teine sisemine segaja on käesoleva tööga mitte seotud mõtted. Ja võib-olla sa teed tublisti oma keskendumist nõudvat ülesannet ja siis sul tuleb meelde, et emale lubasid helistada, kassitoitu vaja osta, klassikaline. Ja selleks on hea, kui sul on mõttekast, kuhu sa saad need ideed kohe kirja visata. Siin me rohkem ei jõua sellest rääkida, aga me paneme taaskord oma ühe eelneva video lingi siia video juurde ja sa võid vaadata, kui oled huvitatud. Nälg. Just, see võib tabada meid igal hetkel ja kui sa oled väga näljas, siis samuti sa ei suuda keskenduda. Mina ise hoian enda portfellis siis enamasti prillikotis siin natukene pähkleid ja müslibatoon banaanimaitseline, mille Jakob Kill mulle andis. Kiire ja tervislik. Mitte see batoon ilmselt, aga pähklid vähemalt. Kiisu. Kiisu, kohe saab valmis. Kiisu, kohe saab valmis, pean ära tegema paar minutit, Unerežiim. Kui see ei ole paigas ja sa ei maga 7-9 tundi, siis ära loodagi efektiivselt ja jätkusuutlikult igapäevaselt keskenduda. Sa raiskad enda potentsiaali. Mis aitab, on pauside tegemine ja värskes õhus liikumine. Ja nagu ma enne näitasin, ma panengi taimeri käima 45 minutit tööd, väike sirutuspaus, mõnus, võib-olla räägid natuke juttu kellegagi ja siis jätkad uuesti. Ja mina teen ka oma jooksmise trenni 3 korda nädalas keset päeva, mis annab siukse mõnusa restardi. Ja see on väga värskendav, kui sa saad joosta. Ja pärast seda on töö tegemine kohe jälle palju mõnusam. Nii, need olid siis välised ja sisemised segajad ja kuidas neid kõrvaldada. Ja ma loodan, et siit videost sa võtad kaasa selle, et sa lähened teadlikult enda keskendumisele. Ja me panime siia video juurde ka nimekirja nendest välistest ja sisemistest segajatest. Ja võib-olla sa tahadki üle vaadata, et milliste äppide notificationsid sul on sees ja kas sa päriselt tahaksid, et see oleks nii. Või sa tahad endale teha mõttekasti, kuhu kiirelt mingid suvalised mõtted visata, et sa saaksid keskenduda. Või võib-olla sead sisse õhturutiini ja et sa saaksid läbi mõelda, et mis konkreetse ülesandega sa järgmine hommik alustad. Ükskõik mis ei ole, ma loodan, et mingi üks asi on, mida sa tahad võtta kaasa ja rakendada, et saada paremaks ja keskenduda nagu pro. Tšau!